Kuuba kiitis just Havannas heaks suurima majandusliku avanemise alates 1959 aasta revolutsioonist ning see samm mõjus kogu mandrile kui raske ülestunnistus. Kuuba rahvuskogu kiitis ühehäälsel hääletusel heaks üle 175 reformi. Need avavad võimaluse eraomandis olevatele pankadele, välisinvesteeringutele, aktsiaseltsidele, riigivarade müügile ja võimaldavad eraettevõtetel palgata üle 100 töötaja. See juhtus 18. juunil 2026 pärast mitmekuulist Ameerika Ühendriikide survet. Rangemad sanktsioonid, kütuseblokaad, energiakriis, toidupuudus, elektrikatkestused ja välismaiste ettevõtete lahkumine. Miguel Díaz-Caneli režiim püüdis muudatust veel sotsialistliku retoorikaga katta, kuid tegelikkus näitas midagi muud. Kuuba diktatuur pidi tunnistama, et riik, mis on ülepaisutatud, ei suuda enam saart ise ülal pidada. Raúl Castro toetas meetmete kiirustamist, Manuel Marrero kaitses turgu kui tõhusat tööriista ja Washington andis selgelt mõista, et jälgib endiselt, kas see on tõeline muutus või lihtsalt kosmeetiline käik ellujäämise nimel. Mida Kuuba tegelikult aktsepteeris? Miks diktatuur nüüd kiirustas? Kuidas Trump karmistas survet ilma Havanna tungimata? Ma räägin sulle kohe kõigest sellest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja keerutusteta sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Otsus tehti Kuuba Rahvusassamblees Havannas kommunistliku partei ja Raúl Castro toetusel, kes mõjutab endiselt režiimi kulisside taga. Reutersi andmetel kiitsid saadikud heaks ulatusliku paketi, mida peetakse suurimaks muudatuseks Kuuba sotsialistlikus mudelis pärast seda, kui Fidel Castro võimu haaras. Valitsus esitles meetmeid kui süsteemi ajakohastamist, kuid heaks kiidetud sisu viitab avanemisele, mida Ladina-Ameerika vasakpoolsed on aastakümneid väitnud, et nad kunagi ei aktsepteeri. Muudatused puudutavad Kuuba majanduse tuuma. Pakett avab tee eraomandis kinnisvara arendusele, võimaldab riigi ettevõtetel muutuda äriettevõteteks, aktsiate ja erakapitaliga. Lubab eraomandis pankadel tegutseda finantssektoris. Ja lubab riigiomandi müüki ettevõtetele ja eraisikutele, sealhulgas Kuuba päritolu inimestele, kes elavad väljaspool saart. Tegelikult hakkas Havanna nüüd raha otsima, mida varem demoniseeris. Režiim, mis pidas vaba turgu ohuks, ajab seda nüüd taga nagu päästerõngast. Manuel Marrero, Kuuba peaminister, oli see, kes esitas need meetmed seadusandjatele pika kõnega. Ta tunnistas, et turg võib olla tõhus vahend ressursside jaotamisel. See lause on kaalukas, sest see tuli Kuuba kommunistliku struktuuri seest, mitte paguluses olevatelt vastastelt ega välismaistelt analüütikutelt. Kui valitsus, mis kontrollib hindu tootmist, kaubandust ja omandit, hakkab rohkem turgu aktsepteerima, siis tunnistab ta, et absoluutne kontroll on läbi kukkunud. Díaz-Canel püüdis narratiivi kontrolli all hoida. Ta ütles, et Kuuba ei loobu sotsialismist ja rõhutas, et saar seisab endiselt silmitsi ajaloo kõige pikema blokaadiga. Aga kõne ei muuda peamist fakti olematuks. Režiim kiitis heaks meetmed, mis vähendavad riigi domineerimist ja suurendavad erasektori kapitali rolli. Seetõttu häiris see uudis eriti vasakpoolseid, kes on alati müünud Kuubat kui vastupanu vitriini. See vitriin mõranes seestpoolt. Ameerika Ühendriikide surve sai selle pöörde keskpunktiks. Alates jaanuarist on Trumpi poliitika Kuuba suhtes karmistunud, eriti energia ja rahanduse valdkonnas. Council on Foreign Relations märkis, et nafta saatmise piiramine süvendas kütuse puudust, tõstis hindu ja suurendas elektrikatkestusi. Valge Maja avaldas samuti 1. mail 2026 täidesaatva korralduse, mis oli suunatud sellistele sektoritele nagu energia, kaitse, metallid, kaevandamine, finantsteenused ja Kuuba majanduse julgeolek. See oli majandusliku jõu sõnum, mitte ainult diplomaatiline. Mõjuavaldus elanikkonna igapäevaelus. AP teatas, et elektrikatkestused levisid Havanna linnaosadesse ja elanikud protestisid isegi potte ja panne kolistades. Avatus näitab ka, kui suur on meeleheide uue raha järele. Valitsus tahab meelitada välisinvesteeringuid, lubada rohkem otsest kaubandust, anda ettevõtetele ja omavalitsustele rohkem iseseisvust ning luua vähem piiratud finantskanaleid. AP teatas, et pakett näeb ette ka rohkem võimalusi eraettevõtluseks, importi ja eksporti ilma riikliku vahenduseta ning isegi kiirtoidukettide sisenemist turule.
Saarele, mida on kujundanud tsentraliseeritus, on see sümboli ja praktika mõttes sügav murdumine. Raul Castro on samuti sellesse võrrandisse kaasatud. Reuters teatas, et talle esitati Ameerika Ühendriikides 20. mail 2026 süüdistus seoses 1996. aastal Kuuba pagulaste lennukite allatulistamisega. 1996. Süüdistus suurendas Washingtoni survet režiimi ajaloolisele tippjuhatusele. Mõni nädal hiljem ilmus seesama Raul Castro välja, toetades majandusreformide kiiret heakskiitmist. Marco Rubio, USA välisminister, oli juba märtsis öelnud, et Kuubal on majandus, mis ei toimi ja poliitiline süsteem, mis ei suuda seda parandada. See ütlus on nüüdseks peaaegu selle juhtunu sümboliks saanud. Havana ei avanud majandust armastusest ettevõtjate vastu. Nad avasid selle, sest senine mudel jooksis kokku. Nad avasid selle, sest elanikkond kannatab elektrikatkestuste käes. Nad avasid selle, sest ettevõtted põgenevad. Nad avasid selle, sest valuuta kaotas jõu. Nad avasid selle, sest ilma kütuse ja krediidita ei süüta ideoloogiline jutt tuld, ei täida riiuleid ega maksa arveid. J.D. Vance reageeris samuti Valge Maja poolt ettevaatlikult. Ta ütles, et administratsioon jälgib, mida Kuuba teeb ja et tark otsus võib viia paremate suheteni saarega. See lause teeb selgeks, et Washington ei võtnud reformi kui režiimi täielikku võitu. USA soovib näha konkreetseid tegusid, mitte ainult lubadusi paberil. Trumpi jaoks peab Kuuba tõestama, et avanemine ei jää ainult sõnadeks. Ka Ameerika valitsus suhtus reformidesse umbusuga. Ajakirjandusele avaldatud hinnangu kohaselt võis Havana püüda luua muutuste näilist muljet ilma tegelikku vabadust pakkumata. Ja just siin jätkub surve. Era- ja pankade avamine, riigivara müümine ning välisinvestorite kutsumine ei tähenda automaatselt opositsiooni vabastamist, vaba ajakirjanduse lubamist ega repressioonide lõpetamist. Majanduslik avanemine näitab mudeli nõrkust, kuid poliitiline muutus sõltub endiselt tegudest. Sellegipoolest on sümboolne mõju tohutu. Kuubat on alati kasutatud Ladina-Ameerika vasakpoolsete ideoloogilise altarina. Peaaegu 7 aastakümmet on režiim müünud ideed, et riigi täielik kontroll kõige üle oleks parem kui turg. Nüüd, kriisi tingimustes pidi isegi kommunistlik tippjuhtkond lubama kapitalistlikke mehhanisme, et ellu jääda. See annab jõudu Trumpi ja tema liitlaste argumendile. Surve toimib siis, kui see mõjutab rahakotti, naftat, krediiti ja eliiti, kes režiimi toetab. Reform mõjutab ka rahvusvahelist narratiivi. Aastaid on Havana liitlasvalitsused süüdistanud kõigis saare probleemides ainult sanktsioone. Sanktsioonid mõjutavad küll, kuid Kuuba kriis tuleneb samuti bürokraatiast, riiklikust kontrollist, madalast tootlikkusest ja hirmust majandusvabaduse ees. Isegi Diaz-Canel tunnistas, et mitte iga ebaõnnestumist ei saa blokaadi süüks panna. See tunnistus nõrgestab automaatset vabandust, mida kasutatakse diktatuuri kriitika eest kaitsmiseks. See, mis Kuubal juhtus, näitab, kuidas vananenud diktatuur püüab ellu jääda, kui tal pole enam manööverdamisruumi. Režiim ei tee rahvale heldet järeleandmist, see üritab lihtsalt hingata. See püüab meelitada kapitali ilma poliitilist kontrolli kaotamata. See püüab müüa avatust ilma, et tunnistaks kaotust. Tänavatel on tunda lootuse ja väsimuse segu. Paljud kuubalased tahavad töötada, ettevõtlusega tegeleda, importida, müüa, osta ja elada, ilma et iga sammu jaoks oleks vaja riigi luba. Teised kahtlustavad, et režiim takistab nende meetmete rakendamist, nagu on juhtunud ka varasemate reformidega. See kahtlus on õigustatud, sest Kuuba eliit kipub ukse avama siis, kui neil on kitsas käes ja üritab selle uuesti sulgeda, kui nad on hapniku tagasi saanud. Erinevus seisneb seekord selles, et Trump muutis ootamise hinda. Ameerika Ühendriikide surve ei piirdunud diplomaatilise noodi esitamisega. Euroopa Liit suurendas samuti survet, nõudes majanduslikke ja poliitilisi muudatusi ning mõistes hukka repressioonid Kuubal. See isoleeris Havana veelgi. Diktatuur hakkas kuulma nõudmisi nii Washingtonist, Brüsselist, Kuuba diasporaalt kui ka oma enda rahvalt, kes on väsinud elamast pidevas kitsikuses. Kui mitmest suunast korraga surve avaldatakse, ei suuda propaganda enam kõike koos hoida. Kuuba tahab kapitali, mida ta varem hukka mõistis, kuid ei taha vabadust, mis tavaliselt kaasneb avatud majandusega. Ta tahab tuluraha, ilma et lubaks kodanikul omada riigi suhtes tegelikku mõjuvõimu.
Seetõttu peab surve jätkuma. Donald Trump näitas, kes mängulaual tegelikult juhib, sest sundis Havannat loobuma ideoloogilisest poosist ja seisma silmitsi majandusliku reaalsusega. Diktatuur kiitis heaks suurima avanemise peaaegu 70 aasta jooksul mitte veendumusest, vaid vajadusest. Saar, mis sai kommunismi sümboliks, otsib nüüd turumajanduse tööriistu, et lõplikult mitte põhja minna. Ja kui isegi Kuuba hakkab andma ruumi eraomandis olevatele pankadele, välisinvestoritele ja ettevõtetele suurema vabadusega, muutub iga Ladina-Ameerika sotsialisti jaoks raskeks teeselda, et absoluutne riiklik mudel on võitnud. Mina olen Milson Alves Global, internatsionalist ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ning lõpuks vaata kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvesi kogukonnaga.